Nii, tere tulemast siis osalema ja kuulama arutelu, kus vahetame mõtteid lõimumise asjaosalistega. Ehk siis inimestega, kes on isiklikult lõimumisprotsessis üht või teistpidi sees või juures olnud ja kellel on tegelikult taustast tulenevalt hästi erinevad kogemused lõimumisega, ja mulle tundub, et kõik koos see seltskond illustreerib päris hästi seda, et lõimumine on üsna eripalgeline, et seal ei ole väga palju selgust või ühesust alati. Mina siis moderaator Sigrid Solnik ja minuga koos on siin Kaisa Saarman, kes on sündinud ja kasvanud Ida-Virumaal, täna tegutseb õigusvaldkonnas. Siis mul on siin Maria Zakarias, kes on elanud 10 aastat välismaal ja hiljuti just tagasi tulnud ja tegeleb, on maailmahariduse ekspert. Siis meil on siin Shorok Al-Suleiman, kes on Eestis elanud 3 aastat ja täna õpib ämmaemandaks ülikoolis. Ja siis meil on Sveta Grigorjeva, kes on luuletaja ja koreograaf, sündinud kasvanud Tallinnas. Selline tore panelistide seltskond. Ja siis tahakski selles arutelus järgmise 1,5 tunni jooksul rääkida asjaosaliste endi erinevatest kogemustest ja perspektiividest. Ehk siis noorte vaatest lõimumisele, selle valukohtadele ja õnnestumisele. Ja nagu öeldi, küsimusi siis saab veebis esitada ja väga ootan neid. Et väga tahaks selle arutelu lõpuks nagu suurele ringile avada ja teie mõtteid ka kuulda. Aga selleks, et see pall, ühe asja veel ütlen, et kuna ma lõpuks vaatan küsimusi telefonis, siis see on see põhjus, miks ma telefoni vaatan, et ei tegele siin kõrvaliste asjadega. Ja siis selleks, et see pall veerema saada, ma võib-olla küsin alustuseks kõigi käest, et meenutage, milline oli teie esimene teadlik kokkupuute lõimumise või integratsiooniga või kuidas teil see lõimumisprotsess igapäevaelus avaldunud on? Et Kaisa, alustame sinust. Nii, tere. Nagu Sigrid juba ütles, mina olen üles kasvanud Ida-Virumaal, Vokas, täiesti eestikeelses kogukonnas ja selles mõttes on mul kogemus või mõistmine olemas selle protsessi suhtes, mis tekib ühes keele- ja kultuuriruumiga kogukonnas, mis on vähemuses. Sest olgem ausad, mida rohkem Narva poole, seda rohkem ikkagi eestlased on vähemuses Ida-Virumaal. Ehk et mul mõistmine selles suhtes, et sa saadki oma elu elada nii, et sa ei omanda seda teist keelt. Ehk et ma kasvasin üles nii, et ma praktiliselt ei oska vene keelt, ma koolis seda küll õppisin, aga need teadmised jäid täiesti teoreetiliseks ja mul ei olnud ka tegelikult kokkupuuteid ega sõpru venekeelse kogukonna hulgas. Ja minu esimene kokkupuude võib-olla integratsiooni kui protsessiga üldse jääb alles ülikooli aega, kus ülikooli tööde raames siis oli võimalik analüüsida ja mõelda nendel teemadel ja alles siis ma justkui avastasin enda jaoks, et selline protsess üldse on olemas ja oskasin seda nagu kõrvaltvaataja pilguga vaadata, et ka mina peaksin või oleksin pidanud olema selles osaline, aga see läks kuidagi minu kõrvalt niimoodi mööda. Maria, mitte Ida-Virumaal üles kasvanud eestikeelne noor. Kuidas sul? Ja mina kasvasin üles Tartus, käisin koolis Tartus, kus mul oli üks venekeelsest perekonnast sõbranna ja ta kodu oligi venekeelne. Ma siiski ei tajunud, et siin võiks olla midagi seost integratsiooniga, lõimumisega. Et ei teadvustanud päris pikka aega. Kui ma käisin ise vahetusõpilasena välismaal elamas, see oli siis gümnaasiumajal, siis ma kogesin, mida see tähendab, kui sa oled riigis, kus sa keelt ei räägi, kui sa ei tunneta, kuidas mingisugused kultuurinormid toimivad, aga ikkagi ma ei pannud sellele seda märki juurde, et nüüd ma siin integreerusin või mitte. Kui ma läksin ülikooli, see oli siis Inglismaale, samamoodi, ma ei oskagi öelda, ilmselt ei tekkinud sellist
konflikti või et ei olnud otseselt suuri probleeme, et ma ei tajunud, et mul oleks nüüd keeruline integreeruda otseselt. Aga mäletan, kui toimus rändekriis, see oli siis umbes 2015 ja ma elasin Hollandis ja tegutsesin erinevate programmidega juba sellel hetkel, mis aitasid integreerumisele kaasa või siis ka kodutuste eest hoolitsedes, kellest mitmed olid sellel hetkel migrantide taustaga. Nii et siis ma sain aru, et et mingisugune selline migratsioon kui kontseptsioon eksisteerib ja ma hakkasin seda ilmselt ka enda tausta, enda kodumaa suhtes rohkem tajuma, tähele panema. Ja sealt see tekkis. Aitäh! Okei, ma korraks hüppan Šarok sinust üle ja küsin Sveta käest, et kui meil siin on see, et väiksest saati tegelikult kuskil on mingi integratsioon, aga kokku ei puutu, et kuidas sinu nagu kogemus on olnud? Mulle tundub, et ma ei ole selle integratsiooniga siiamaani kokku puutunud. Mina olen kenasti pigem assimileeritud ja assimileerunud Eesti ühiskonda. Et ühelt poolt mul on küll isa vene rahvusest, aga ema on eestlane. Nii et mul oli põhimõtteliselt koolini tegelikult kogu sõpruskond venekeelne. Ma kasvasin Lasnamäel ja nii kui ma kooli läksin, ma läksin Eesti kooli, vanemad otsustasid, et nad panevad mind venega Eesti kooli kindlasti, Eesti lasteaeda, siis järk-järgult muutus. Ja tegelikult alles keskkoolis võib-olla ma hakkasin mõtlema, et aga ühiskonnaõpetuse tundides, see on küll põhikoolis räägiti ikka lõimumisest, aga üks hetk ma sain aru, et tegelikult mina olen just ikkagi täiesti niimoodi kenasti ära assimileeritud. Ja see juhtus kahjuks ka, ma ütleks, vene identiteedi arvel. Et praegu ma tunnen, et minu vene keele oskus ei ole absoluutselt võrreldav minu eesti keele oskusega. Aga jah, integratsiooniga kui sellisega ma arvan, et minus ei tekita see sellist meeletut reaktsioonilist tunnet, sest mulle tundub, et inimesed, kes on kokku puutunud päriselt integratsiooniga, näiteks Eestis elavad venelased, siis mul on tundnud, et see tendents reageerida sellele lõimumise või integratsiooni sõnale on väga valuline, et mul seda ei ole. Okei. Ja Šaruk, sul on hoopis nagu teistsugune kogemus, kuna sa tulid hiljuti nii-öelda, et või üldse oma nagu mineviku peale tagasi vaadates, kus sina seda integratsiooni teadvustama hakkasid või kus see su ellu jõudis? Tere, ma olen 19-aastane tüdruk, tulin Eestisse 3 aastat tagasi lennujaama, seal esimene nagu kord nägin 2 pagulasabi inimest ja siit hakkab nagu mõtlema nagu kui palju vaja nagu, kui palju oluline lõimumist minu elus Eestis ja kuidas ma saan hakkama. Äkki minu praegu eesti keel mitte väga hästi, aga nagu ma arvan, et nagu keeleoskus oli kõige olulisem Eesti elu hakkama ja kuna ma nagu elasin palju erinevates kohtades minu elus, äkki ma elasin nagu natukene raske elu ja vahetasin erinevates kohtades Türgi, Eesti ja nagu minu kodu Süürias erinevates linnades elasin ja seal oli nagu minu jaoks väga raske nagu iga kord tegeleda ja kuidas ma saan nagu üldse hakkama ja nagu hakkasin mõtlema, mis nagu kõige olulisem, mis on minu jaoks kõige olulisem, ma peasin nagu sellega hakkama, see oli keeleoskus. Okei, kas eks me peame sellest keeleoskusest rääkima, see on see elevant siin toas. Kas see on nagu, kuidas teistele tundub, et kas see on kõige olulisem, et näed integratsiooni juures? No keel on kahtlemata võti kultuuriruumi ja võti suhtlemaks inimestega ja hakkama saamiseks. Et selles mõttes minu meelest keeleõpe ja keeleoskus on hästi oluline. Teisest küljest eestlaste vaates on minu meelest oluline ka mõistmine, et see keeleoskus ei ole A ja O selles mõttes,
et ennekõike peab inimene olema valmis ja soovima selle ühiskonna liikmeks saada või täisväärtuslik ühiskonnaliige olla. Ma arvan, et igaühel on selline kogemus, kus sa, ütleme, mitte emakeele valdajana pead rääkima keelt väga hästi valdavate inimestega ja see on tegelikult päris raske ja mõne inimese jaoks vajab väga suurt eneseületust. Et ka eestlaste poolt peaks olema selline suurem valmisolek või hoiak, toetavam hoiak inimeste suhtes, kes ei valda eesti keelt emakeelena ja teevad kas või väikeseidki pingutusi selleks, et seda keelt omandada. Maria täiega noogutab siin. Ja ma mõtlen kaasa lihtsalt, et muidugi on keel oluline, kui me tahame leida tööd enda valdkonnas, enda sobivat tööd, eks ole, või õppida seda, mida me õppida eesti keeles siis, aga see on tõsi, et me kuidagi hoiame sellest keelest liiga palju kinni ja ma olen väga nõus, et see on selline kriteerium, millele me, kes eesti keelt emakeelena ei räägi, seda kriteeriumit on väga raske täita ja sa tunned, et ma ikkagi ei ole piisavalt hea ja meie eestlastena assotsieerimine on kohe eestlane ja eesti keel kuidagi nii võrdsel tasandil ja me ei saa neist lahti lasta, eks ole, millest ma olen ka kuidagi rohkem hakanud aru saama ja ma väga tahaks loota, et need ei pea nii seotud omavahel ju olema. Eesti keel on raske, nagu me teame, ja seda võib-olla ei lähe nii palju vaja, et sa saaksid selle kiirelt selgeks. Ja kõik ei ole keelte peale nii andekad ometigi. Oleme nende vastu ka lahkemad ja avatumad. Kui ma selle arutelu ette valmistasin, siis ma guugeldasin, et mis on lõimumine, et milline see definitsioon on. Kui sa guugeldad, siis esimese lingina tuleb ette Kultuuriministeeriumi kodulehekülg, kust ma võtaks sellise nagu, mõnes mõttes võib-olla see on provokatiivne küsimus, sellise kondi hambusse siia, et seal kodulehel on kirjas, et lõimumispoliitika eesmärk on aidata kaasa Eesti sidusa ja stabiilse ühiskonna kujunemisele, et kõigil oleks siin hea elada. Ja see ühiskond peaks olema selline, kus eri keele ja kultuuritaustaga inimesed on omaks võtnud Eesti identiteedi, peavad Eestit tema kodumaaks, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja nii edasi. Ja et lõimumise aluseks on Eesti ühiskonna avatus ning inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride ja keelte vastu ning Eesti identiteedi omaksvõtt. Siin on päeva jooksul olnud ju palju juttu teadlaste poolt ka sellest, kuidas see kontseptsioon on muutumises ja tuleks ümber vaadata mingid asjad ja kuidas integratsioon on hästi kontekstipõhine ja Eestis paratamatult tuleb see teatav selline ellujäämise diskursus sisse. Aga mulle tundub, et inimeste nagu tavateadmises see identiteedi omaksvõtt on, see on ikkagi midagi, et kui sa tahad integreeruda, siis sa pead seda tegema. Ja siis antropoloogina minu jaoks see, et mis see identiteet siis on, et kui me tahame, et keegi võtaks omaks Eesti identiteedi, mis ta siis tegema peab? Keel on üks asi ja sellest me natuke rääkisime, aga mis siis siin veel on ja millel siis on, mis hetk on see, et sa öelda, nüüd mul on see omaks võetud, et kas siin on nagu selline koht. Sveta, mis sa arvad sellest identiteedivärgist? Mis ma arvan sellest identiteedivärgist? No mulle võib-olla natuke nagu kajaks sellele eelmisele küsimusele ka vastu, et keel on muidugi oluline. Teisalt mulle tundub, et selline, kui me räägime lõimumisest, lõimumine, keel on ja keeleoskus on võib-olla mingisugune tingimus, aga tegelikult kas see reaalselt toob ka mingisugused inimesed kokku või erinevad kogukonnad, see on ju üks teine küsimus. Mina pean ennast eestlaseks. Mul on vene nimi, mul on vene rahvusest isa, ma olen käinud Eesti koolis, suurem osa mu sõpradest on eestlased, nii et mina pean ennast eestlaseks. Kas siit on täna läbi käinud ka selline mõiste nagu etniline eestlane? Mul on nagu kuidagi hästi kummaline kuulata seda, olles ise Svetlana Grigorjeva, et samal ajal, et siis et ikkagi tekib selline tunne, et aga vabandust, aga mis ma nagu siis nagu tegema pean, et kuuluda siis selle ideoloogiliselt õigesse eestlusesse, et ma tunnen Eesti kultuuri, ma arvan täiesti võib-olla paremini kui keskmine eestlane, ma räägin eesti keeles võib-olla täiesti paremini kui keskmine eestlane, aga ometigi ma ei ole see etniline eestlane. Mina ütleks niimoodi, et eestlane on see, kes ütleb, et ta on eestlane. Kõik.
Okei, Maria. Ja, et just, et igaüks võib enda identiteeti ise defineerida või ise valida, mida ta siis nimetab, mis talle oluline on, kas ta seob seda mingisuguse rahvuse või riigiga või ta seda ei tee ja mõlemad on väga okei variandid. Meil on inimesed, kes kasvavad muidugi teise kultuurikeskkonnaga, aga meil on see grupp nagu need tagasipöördujad ja mina olen niisugune nagu lihtne näide, ilmselt 10 aastat ei ole nagu suur asi, aga meil on noored, kes on kasvanud Eesti peres kuskilt välismaal ja Eestisse tagasi tulnud või olnud Eestis nii kaua, et nad ei räägi eesti keelt väga hästi. Või võib-olla olid nende vanavanemad eestlased ja nad tahavad siia tagasi pöörduda, eks ole, kes nad siis on. Et meil ei ole vaja ühtset definitsiooni välja pakkudagi. Jah, okei. Et selles definitsioonis, mis sa ette lugesid, mulle ka kõik muu kõlas väga hästi, aga see identiteedi omaksvõtt tekitas sellist kummastust või võõristust, et minu silmis lõimumine on protsess, mis ei eelda mingisugust kompromissi või et keegi peab millestki loobuma, vaid pigem ikkagi sellist üksteisele käe ulatamist ja olukorda, kus 1 + 1 võrdub 2 või rohkemgi. Okei. Ja Sharok, sulle ka, et kuidas sulle tundub, mis see ootus on, et keelt sa juba oskad, on ju, et kui sa tahaksid, ma ei tea, kas sa tahad, on ju, et saada seda, et sa oled lõimunud või oled integreerunud või oled mingit pidi eestlane, et mis sulle tundub, kuidas see ootus on, et mis sa siis veel tegema pead? Kui ma lähen 3 aastat tagasi, siis esimene tund, kui tulin, siis ma mitte midagi Eesti kohta ei tea, mitte midagi, siis kui hakkasin üks asi järje üks, siis hakkasin minu elule teha keele, kultuuri teadma, hakkasin väga palju Eesti kultuuri küsida, siis teadma ja proovisin sõpru leida, käisin kohe Eesti koolis, lõpetasin siin gümnaasium, siis ma arvan, et ma juba olen natukene harjunud elama Eestis, aga ma kogu aeg kui ma seisan, siis ma näen võõr inimene, välisinimene, kes kuidas ma ei saa öelda, kuidas see tundub, aga ma proovin kogu aeg teha asju ja tegelen kultuuriga nagu teised eestlased, aga kogu aeg ma proovin, et ei unusta minu kultuur ka. See on ka väga oluline, et ma äkki tahan elada Eestis veel, aga ma ei tea, kas ma saan või ei saa. Mis ma teen siis elu edasi, siis õpin, proovin töö leida, siis proovin inimesed aidata, mina, pagulased või välismaal inimesed või eestlased, ma proovin ka kui ma käisin Ämmemanns õppima, ma mõtlesin, et ma tahan teistele midagi teha, et ma olen lihtsalt inimene, mitte seisan kogu aeg võõr inimene. Okei, et panustad või olla osa mingist tervikust ja panustada omalt poolt ka. Okei. Siin tuli nüüd paar korda üles oma kultuuri kaotamise teema, millest ma saan aru, et kui me räägime näiteks eestikeelsest koolisüsteemist, et siis venekeelsed lapsevanemad on see on üks asi, mida nad kardavad, et laps kaotab oma selle kodukultuuri ja keele, ja seda tegelikult keegi ei taha, et see taust on oluline. Ja siis ma tegelikult tõstan selle küsimuse, et kas eestlased, kas teile tundub, kui te vaatate kas siis rohkem või vähem selle lõimumisprotsesside sees olijatena, kas eestlased on valmis piisavalt vastu tulema? Et kas see etniliste eestlaste grupp siis või see seltskond on nõus ütlema, et okei, et te ei peagi midagi ära unustama või kuidagi, et olete olete, me võtame teid omaks. Et kas see avatus või valmisolek on tegelikult olemas? Kuidas?
ma ei tea, Kaisa, kuidas sulle tundub? Mulle tundub, et seda valmisolekut on võrdlemisi vähe. Et endiselt, kas või sellest definitsioonist, eks ole, kumas läbi see, et tuleb omaks võtta identiteet ja eks selle lõimumisprotsessiga seotud üks peamine hirm on ka ilmselt mitte ainult vähemusel, vaid ka enamusel kaotada oma identiteet või et see kuidagi muutub. Et selles mõttes see rahvuse ja identiteediga seotud hirm kindlasti pärsib lõimumise protsessi ja eestlasena ma pigem näen, et üldiselt eestlased ei ole valmis loobuma sellest mõtteviisist, et punkt 1, keeletase peab olema selline ja siis me hakkame vaatama, kas kõik muud kriteeriumid, ideoloogilised kriteeriumid on paigas ja siis alles me oleme valmis sind vastu võtma, ehk et see ei ole kahesuunaline protsess, vaid ikka ainult kuidagi rohkem kipub olema ühesuunaline veel praegu. Maria, ma laiendan siit seda küsimust sulle, kes sa oled näinud neid lõimumisprotsessi kõrvalt teistes riikides, et kui sa võrdled seda eestlaste valmisolekut teha üks samm nagu vastu nagu teistes riikides sarnaste protsesside juures, Ja võrdluses on oluline arvesse võtta seda, kus me Eesti riigina praegu oleme. Ma sündisin 91. aastal juunis ja umbes nii vanad riigina oleme, et muidugi on selline, et see on nii eriline, mis meil on ja meil on hirm kaotada seda, mida me oleme suutnud üles ehitada. Hirm ongi sõna, mida ma välja toon. Hollandis on kogemus koloniaalriigina, eks ole, aga ka 20. sajandi jooksul erinevate immigratsioonilainatega toime tulemisel ja neil on programmid üles ehitatud tänu kogemusele, eks ole, meil see veel puudub. Ja lõpuks hirm inimese suhtes, mingisuguse müstilise inimese suhtes, kellega sa võib-olla ei ole lähedalt kokku puutunud või sul ei ole olnud võimalust temaga koos töötada või näha, et on täpselt samasugune nagu mina, kas me räägime siis uussisserändajatest või juba kauem Eestis elanutest, et eriti uussisserändajatest, kellega me siin Eestis ka erinevaid projekte koos teeme, tihtipeale seda isiklikku kokkupuudet ongi liiga palju puudu, tekivad eelarvamused, tekivad mingisugused müstilised ettekujutused ja too mõni näide müstilisest ettekujutusest. Ma ei hakka stereotüüpe siin laval korduma, et ei ole vaja. Stereotüübid on need müstilised eelarvamused. Okei. Sveta, Širok, on teil... See käibki niimoodi 1, 2, 3. Ja ei, mul on üks teine väga hea küsimus ka, Ma võin vastata. Mulle endale tundub, et seda valmisolekut on võib-olla natuke vähe, aga siit tulebki, mulle tundub aru saada, et ühelt poolt, kui me räägime Eesti-Venest, siis Eestis on raske ajalugu taga. Seda esiteks, aga mulle tundub, et ja see on võib-olla siuke nagu natuke vanema põlvkonna tendents, on võib-olla tajuda ikkagi ennast veel sellise vähemusena, kes peabki nagu kaitsma ennast ja kes peabki nagu selle suurte riikide ohtlike naabrite eest, et kuidagi nagu kiputakse samastama näiteks, oletame siis, Suurvenemaad siin kohalike venelastega, mis minu arvates on viga. Ja siis tekibki selline hirm, enesekaitse, aga mulle tundub, et nooremate inimeste puhul on ikkagi märgata seda, et sellist valmisolekut aru saamaks, et tegelikult Eesti on multikultuurne, kulturaalne ühiskond, see on nagu täiesti olemas. Et millal... Kui me räägime siin põlvkonna nagu suhtumise muutumisest, mis tuleb ka põlvkonna vahetusega, siis millal jõuab laulupeo repertuaari esimene venekeelne lugu? Aga oli ju Nublu laul, öölaulupeo viimane lugu. Minu meelest oli nii suurepärane. See oli tõesti nii äge näha. Ma tunnetasin, et see on nagu samm lõimumise. Üldse me teame ju kõik, et Nublu on lõimumises väga palju üle teinud.
vabandust, see on mingisugune linnalegend. Noorte seas nii räägitakse. Ei, no ma lihtsalt kuidagi mõtlen ka, et see hirmu, taustast tulenev hirm, kõik nagu arusaadav. Aga samas see, et sa võtad nagu noorte laulupeo repertuaari või nagu suure laulupeo repertuaari on ju venekeelse loo, et kas see tähendab seda, et me oleme millestki ilma jäänud? Või et see kuidagi, kui selliste näidete peale mõelda, et see kuidagi läheb nagu... Ma arvan, et see hirm on ületatav ka läbi selliste isiklike kontaktide või kokkupuudete siis eestlaste ja venelaste vahel näiteks. Et mina, kui ma kasvasin Ida-Virumaal, siis mul ei olnud, nagu ma ütlesin, ühtegi vene rahvusest sõbrannat ja see tekkis alles ülikoolis ja tänu sellele kuidagi ilmselt tekkis ka veelgi parem mõistmine, et näiteks muuhulgas, et millised on tema valikud just nimelt, et kui ta paneb oma lapsed, kas ta paneb oma lapsed eestikeelsesse lasteaeda, kui palju ta räägib oma kultuurist, kui palju ta peab ise lapsevanemana näiteks tähelepanu pöörama sellele, et tema laps oleks Eestisse integreerunud kuidagi, et kui palju ta peab ise panustama sellesse protsessi lapsevanemana. Et need sellised teemad ja see teadlikkus nende inimeste raskustest ja väljakutsetest, millega nad oma elus kokku puutuvad, et see ka kindlasti vähendab seda hirmu ja võõristust, et ma ei tea, et nad on kuidagi teistsugused või kuidagi vaenulikud või et miks nad ei ole sellised nagu mina või miks nad ei ole Eesti identiteeti omaks võtnud. Okay. Sellest samast teemast edasi minnes, just integratsiooni monitooringus viimases oli ka välja toodud see, et eestlased ja venelased mõnes mõttes nagu puutuvad järjest enam kokku, aga samas kui õhtul, näiteks tööl on ju, aga samas kui õhtul koju minnakse, siis pannakse uks enda tagant kinni ja siis ollakse ikka selles enda kultuuriruumis või kuidagi, et seal nagu tegelikult neid kokkupuuteid väga ei ole. Sveta, ma küsin sult, et kuidas sulle tundub, et kas see on nagu ajas muutumas, kas see on, et kus need kokkupuutekohad tegelikult nagu tulevad või võiksid olla? No tahaks loota, et need on muutumas, sest nagu ma ütlesin, et minul oli see väga kategooriline vahetus äkitselt, eks ju, enne kooli olid kõik sõbrad venelased, nii kui läksin Eesti kooli, nii see nagu järjekindlalt vahetus, et üks hetk ma vaatasin, mu ümber on ainult eestlased. Et okei, mina sündisin 88 ja selles mõttes, et tol hetkel ei olnud ka võib-olla nagu kuidagi neid, et kui sa oled ühes kambas, siis sa oled ühes kambas. Aga samal ajal mulle tundub ikkagi, et ma küsiks ka, et kui palju teil on tuttavaid venelastest tuttavaid. Et ma ei tea, need kokkupuuted tegelikult on ikkagi üsna vähe ja kui me räägime Tallinnast, siis see ei ole ju kellelegi uudis, et Tallinn ka on üks kõige kiiremini segregeerub nagu postsotsialistlik linn, et ja ma ei tea, kuidas neid inimesi tegelikult kokku tuua. Et mulle tundub, et siin peab tõesti nagu riik sekkuma, siin ei ole nagu, et lokaalselt võib muidugi ise ära teha, mulle tundub, et ja tehaksegi rohujuure tasandil, aktiveeritakse mingisugust kohtasid, Lasna idee näiteks toob näiteks puuluubi esinema Lasnamäele, siis sealt tulevad inimesed, Viimsist tulevad inimesed kohale, näiteks jälle on mingisugune kokkupuutepunkt olemas, aga mulle tundub, et sellest jääb nagu väheks. Ja. Aga ka koolides vähemalt minul kooli ajal ei olnud mitte ühtegi sellist ühist projekti, ühist tundi, ühist mingisugust laagrit või kohtumisõhtut või väljasõitu, et ühtegi ühist projekti vene koolidegagi ei olnud. Ma ei tea, kuidas see praegu on, aga ka see kindlasti aitaks just nimelt neid kontakte luua ja saada selline kogemus, et näed, et kõik on toredad inimesed. Ja vabandust, lihtsalt, et hiljuti kirjutas ju Maris Helrand ka huvihariduse segregeeritusest ja tegelikult tema tõi nagu sellise mõttena välja, et selle eraldi õppekeelega siis need rühmad, grupid võikski kuidagi tegelikult ju nagu mitte täiesti võib-olla ära kaotada, aga nagu kokku tuua.
ainult sealt alustada isegi, kui me räägime formaalharidusest, et seal on justkui natuke keeruline kõik see koosõppiva kooli nii-öelda juurutamine ja nii edasi, siis äkitselt huviharidus on see koht, kus tegelikult saaks noori kokku tuua, lapsi ja noori erinevast keelekeskkonnast. Et see on jällegi midagi, mis on sisemiselt rohkem motiveeritud, ma tahan minna näiteks mingisuguse trenni, eks ju, ja nii edasi. Et võib-olla tõesti see on huvitav ja väärtmata, mulle tundub. Okei. Ma olen sellega hästi nõus, et me ei pea ütlema, et see on integratsiooniprojekt või et me nüüd tuleme siia kokku, et hakata lõimuma üksteisega tutvuma, vaid see eesmärk on hoopis midagi muud, meil on kõigil ühised huvid ja soovid ja unistused ja me saame neid realiseerida siis juhuslikult kakskeelses keskkonnas, võib-olla ühel hetkel eestikeelses. Jah. Jah. Brošüüri tagaküljel on see väike kiri, et rahastab Kultuuriministeerium seda kokkutoomist. Ma siit lähen edasi selle teemaga, et me praegu oleme ka rääkinud eestikeelne kogukond ja venekeelne kogukond, et tegelikult Eestis elab 194 rahvuse esindajaid, et see pilt on palju kirjum, kui ta võib-olla sellisest tavavestlusest see mulje jääb. Ja et kui me räägime integratsioonist, me mõtleme nagu venelaste peale või Eestis elavate venekeelsete inimeste või kuidas iganes nagu nimetada. Ja meil tuleb juurde järjest rohkem inimesi teistest kultuuridest ja meil on ka järjest rohkem tagasipöördujaid, kes ise või kelle lapsed peavad selle lõimumisega silmitsi seisma. Et ma siin suunangi Maria Šarok, et kuidas teile tundub, et seda lõimumispoliitikat või ka eestlaste suhtumist ja seda üldist lähenemist vaadates, mida tuleks arvestada selleks, et seda nagu laiemat vaadet sisse tuua, et me ei räägi ainult Lasnamäest või Ida-Virumaast, vaid me räägime ikkagi palju rohkematest inimestest. Ma ütlen, Maria alustab siis. Ja fakt on see, et need numbrid, millest me räägime, kas uussisserändajate või kusjuures ma ütlen nüüd numbrid, aga kui me vaatame, millise passiga või millise siis ja rahvusega inimesi Eestisse kõige rohkem tuleb, siis eestlased on number 1, seda ma sain teada. Eks ole, et tagasipöördujaid on suur arv, aga me ei pane neid enda ühiskonnas tähele ju ometigi. Tavaliselt me räägime eesti keelt enam-vähem ja uussisserändajate arv on võrreldavalt väiksem ja nendest pagulastaatusega inimeste arv on veel eriti pisikene, kuigi me tavaliselt viime uussisserändaja pagula mõiste kohe omavahel kokku. Aga jah, tagasipöördujatest rääkides, Integratsiooni Sihtasutus konkreetselt minu meelest on väga aktiivne sellel rindel. Ma ise olen kaasas olnud mingil hetkel, et kokkusaamisi korraldada. Me ehitame üles kogukonda nendest inimestest, kes teistest tulevad. Tihti on meil samasugused küsimused, kas ma saan panna lapse lasteaeda, millised on erinevad toetused, kuidas ma ennast siin registreerin. Teate, mul on võtnud 1,5 aastat, et enda mingisugused pensionid kuskilt ühest riigist teise. Ikka veel saan paberimajandust sealt Hollandist 1,5 aastat hiljem. Et sellised hästi praktilised küsimused tihti on meil ühised. Ja teine on lõpuks emotsionaalne külg. Ma tulen Eestisse, kui ma olen võib-olla 2 aastat ära olnud, siis ma tean, et mina olen muutunud, aga ühiskond võib-olla nii palju ei ole, eks ole, ma olen selleks ette valmistanud, aga kui sa oled rohkem kui 2 aastat, võib-olla 10, 20 aastat ära olnud, on ühiskond hoopis teistsugune ja siia tagasi sulandumine. Ühesõnaga, vastates su küsimusele, et mida me saame teha, et rände või siis lõimumise mõistet laiendada ja näidata kõiki neid erinevaid gruppe siin sees, on lihtsalt arutelud, erinevad üritused, inimestega kokku puutumine, nagu ikka kuidagi nähtavaks teha ja rääkida neid lugusid. Ega see on käimas ja järjest kasvamas. Ja minu arvamus, et mida rändel inimestele, mida saab teha, ma tegelikult mõtlesin sellega, kuni ma hakkasin Pagulasläbi näiteks töötama, siis hakkasin ühes projektisega tegelema ja see nimi on
lõimumiskiirendi ja sellepärast nagu, kuna ma nagu tahtsin ka nagu rände inimestega nagu aidata ja nagu, kuidas nagu nad üldse saavad hakkama. Kas mina sain hakkama, ma ei tea, aga ma nagu tegelesin palju asjadega, kas haridus, keelt või kultuur, elu. Ma arvan, et ma natukene nagu pigem, jah, võib-olla, et nagu praegu ma sain aru, kuidas eestlased elavad, kuidas nad tegelevad teist inimestega, kes on nagu võõrinimesed või välismaal inimesed ja nagu iga inimene saab lõimumist nagu leiand nagu aidata ja iga inimene saab nagu teha midagi, kas näiteks tere öelda teistele, näiteks nagu võib-olla, et välismaal inimesed, kui nad tulevad Eestisse, nad ootavad esimene samm eestlastest, mitte nagu, et nad lähevad, ikka nad kardavad, kus me oleme ja mis me teeme siin, kas eestlased on hea, kas eestlased on nagu sõbralik, nad ei tea, nad ootavad näiteks inimestest midagi, äkki iga inimene saab midagi väike asi teha, võib-olla üks sõna. Ja see nagu... Kas sul on tuua mõni näide, kuidas sa ise oled mõnest sellisest kokkupuutepunktist mõne eestlasega, kus sa tundsid, et sellisest kas siis avatust või valmisolekut või sellisest reaktsiooni, mis võiks olla nagu tavaline nagu enda? Näiteks käisin paljulaagridest ja seal nagu oli palju erinevad rahvudest, mingi venelased, eestlased ja erinevad nagu rahvudest. Seal nagu kõige olulisem oli, et me ei tähelepanu, kust see inimene tuli või mis rahvust see inimene on. Lihtsalt oli, et käime koos, räägime ühes keeles, eesti keelt ja siis proovime, et nagu lihtsalt tegelema nagu ühes asjaga, ilma et nagu, et vaatame, kust ta tuli või mis rahvust ta on või kultuuriga. Proovime, et nagu arusaadav nagu teistele. Okei. Kas jaa, väga õige vastus, tubli. Okei, ehk siis me oleme rääkinud sellest, et neid integratsiooni protsesse ümbritseb hirm tegelikult mõlemalt poolt, et nii eestikeelsed kohalikud kui mingis muus keeles rääkivad kohalikud ja et aitaksid kontaktid, mida täna ei ole piisavalt palju. Võib-olla siit edasi korra läheks veel, et meil on probleem selle integratsiooniga, et inimeste vahel tegelikult ei ole kontakte. Mis väljakutsed meil veel on või mis teile tundub, et millised need murekohad seda integratsiooni teemat nagu iseloomustavad? Suuremad, Kaisa? Uussisserändajate ja taastulijate osas ma väga ei oska midagi öelda, aga kui nüüd mõelda vene kogukonna peale, siis ma arvan, et hästi oluline on ka mõista seda, et teatud osa nendest inimestest on juba niivõrd vanad, et nad võib-olla ei suuda väga kiiresti õppida uusi asju, omandada keelt. Nad on ka oma sellises kogukonnas
elanud aastakümneid, väga hästi hästi hakkama saanud, et kuidas me neid kaasame või kuidas me neid lõimime või mida Eestil nendele inimestele on öelda või pakkuda, et minu meelest see on ka üks väljakutse, et mõista seda, et noored on paindlikumad, noored on võib-olla ka avatumad, liiguvad rohkem ringi ja need kontaktid on ka lihtsamad tekkima ja tunnetavad vajadust omandada eesti keel. Aga on inimesi, kellel ei ole seda vajadustki. Aga minu hinnangul Eestil ja Eesti ühiskonnal oleks vaja rohkem suunata ka neile midagi, et kaasata ka neid või lõimida ka neid, et see on minu meelest hästi keeruline väljakutse. Kas see natuke ei eelda ka seda lõimumise ümbermõtestamist, et võib-olla ei pea oskama seda eesti keelt või midagi, et me jõuame sinna punkti tagasi? Selle koha pealt küll, jah. Okay. Ma võib-olla kajaks ka sellele, et ma olen väga nõus sellega, et minu isa on just hea näide sellest, et ta saab 70 siin varsti juba ja meil on perekonnas reaalselt selline olukord, kus on nagu isa, kes on venelane ja siis on 3 eestlast põhimõtteliselt seal, mina, vend ja ema. Ja seda keelt temal on õppida olnud ikkagi suhteliselt raske. Seda õpikut olen ma näinud seal tema sellel väiksel lauakesel juba nagu mitukümmend aastat. Kas tal on olnud aega töö kõrvalt minna ja õppida ära seda keelt? Ei ole. Huvitaval kombel muidugi, ma ütlen jällegi, et tal on pere, kes räägib eesti keeles ja ta ikkagi ei ole suutnud seda ära õppida. Jällegi siin võib-olla tuleb, ma olen nii pikalt mõelnud, et millest see tingitud on. Kas see on tingitud, ma ei tea, sellest mingisugusest soolisest asjast, et näiteks, et vanemal mehel ongi juba natuke raske hakata õppima, purssima uut keelt ja nii edasi. Teistpidi ma olen alati olnud natuke nagu frustreerunud, et kuidas siis nii, sul on 3 eestlast kodus ja sa ei ole suutnud seda keelt ära õppida. Aga mulle tundub, et selle lõimumise ümbermõtestamine tegelikult võib-olla ongi õige lähtepunkt, sellepärast et mina ei tea, kui võib-olla see on mingi erandlik näide minu isa, aga mulle tundub, et ei ole, et tegelikult selliseid perekonnasid on väga palju, kus ongi, lapsed on tegelikult eestlased, räägivad eesti keeles ja siis on näiteks üks vanem selline, kes ei räägi lihtsalt eesti keelt ja nii jääb. Ja see sõltub ka sellest vanusest ja võib-olla paljudest muudest teguritest ka. Aga jah, et kuidas nagu vahepeal ma nagu tunnen, et kas ta ei tunne ennast kuidagi nagu üksikuna vaata, et kuidas ta ei tunne ennast, et ta ei ole nagu kuidagi kaasatud ka sellesse juba perekonda, sellesse üksusesse, siis laiemasse üksusesse, mis on ühiskond ja nii edasi. Et sellised, jah, keeruline, see on keeruline. Šarok, mis sulle tundub, mis see suur probleem on? Kas sul on midagi veel juurde tuua? Ma tegelikult ma toon näiteks näida, et nagu praegu sellel ajal, kui koroonal ajal praegu on, siis palju nagu eestlastega kontaktil ei ole. Minu perel näiteks ei näe üldse eestlased, ma näen nagu iga päev mingi poodist või ülikoolis, ma ise nagu tegelen ja näen iga päev, aga näiteks perel, nendel üldse ei tunne, et kas nad on Eestis. Kodus nagu kogu aeg me räägime oma nagu emakeeles ja kultuur on nagu meie kultuur, toid, kõik nagu meie nagu kultuuris, meie nagu elu elame. Ja näiteks perel praegu emal ja isal, nendel ei ole mingi Eesti nagu eestlastega või Eesti kultuuriga ei ole nagu kontakti üldse. Ja see on mingi suur probleem näiteks meile, et mõnikord nad ei saa aru, miks me teeme nii, miks me nagu, kas me muutusime, jah, me lapsed ikka muutusime, noored, kõik muutusid, aga emal ja isa, nad on nagu sama kogu aeg. Nad ei nagu üldse
nendel ei olnud kontakti eestlastega ja see on normaalne, aga see on probleem. Okei, siis see kontaktide puudumise järgmine level, kus ka koroona ei ole asja oluliselt paremaks teinud, et igast... Ja ma jagan siin mõnda mõtet veel lisaks. Võib-olla integratsiooni monitooring näitas, et probleem leidub töövaldkonnas. Venekeelsetel noortel on keerulisem leida tööd, mis vastab nende kvalifikatsioonile võib-olla. Aga praegu täna mina siin kui tagasipöörduja tahtsin jagada vaadet, mis Eestist väljaspoole on, kui meie suhtumine, ühiskonna suhtumine siis uussisserändajatesse konkreetselt on kuidagi väiklane või kitsas. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et ma nägin hästi palju välismaal elades, kuidas me ei tahtnud tagasi minna just sellepärast, et me tundsime, et meid ei aktsepteeritakse Eesti ühiskonnas või et teise kultuuri, teise religiooni või teise nahavärviga inimesi ei aktsepteerita. Et me oleme elanud näiteks Hollandis kus on nii palju multikultuursem ühiskond, millega me oleme sellel hetkel juba nii harjunud. Ja see on tõsi, kui ma Eestis aeg-ajalt käisin, mida muidugi juhtus tihti, siis ma kuidagi tundsin valu sisemiselt selle osas, kui suletud meie ühiskondal oli või kuidas me ei taju, et me oleme osa globaliseeruvast maailmast, kus migratsioon tänapäeval on normaalsus, et me peame sellega adapteeruma kuidagi, et me olime liiga kinnised. Et selles mõttes on meie enda väiklus, ma ei tea, kui suur see probleem siin nüüd praegu on, aga väljaspoole näib see probleemina ja see hoiab meie talente tagasi tulemast. Ja, aga teate, see probleem, et nüüd ma arvan, et mind kui tagasipöördujat ei võeta siin ühiskonnas vastu, on küll mingisugune pigem tunnetus, mis ei vasta tõele. Kui me oleme korraldanud siin kogukonna Zoome, kus on nii Eestis elavad tagasipöördujad kui need, kes mõtlevad tagasipöördumisele, hästi tihti on see küsimus, et kui ma olen mitu aastat välismaal töötanud, eks ole, ma sain paremat palka, mul on võib-olla mingisugused tiitlid või nimetused, et kas mulle vaadatakse Eestist alt üles või et kas ma leian endale koha, kus ei arvata, et ma olen teistest kuidagi parem või et vaata nüüd teda, ta töötas Norras mitu aastat, mis ta arvab, kes ta on ja nii edasi. Aga sellist suhtumist ma ei ole küll ausalt näinud. Vastupidi, et inimesi on ju välismaal õppinud, töötanud, neid on nii palju praegu igas organisatsioonis praktiliselt, kus me töötame. Et vastu võetakse väga hästi, millegipärast välismaal see kuvand selline ei ole. Ehk siis, et kui sa oled välismaal, siis su tunnetus on see, et see pigem on nagu ikkagi saab olema väga keeruline. Just, ja. Hirme on väga palju. Okay, see on hästi huvitav, sest antropoloogina ma tean, et see, kuidas sa reaalsust tajud, see mõjutab su käitumist, et su praktikad tegelikult põhinevad sellel tajutud reaalsusel, et kas sa siis teed selle sammu tagasi tulla või... Ja kui sa oled üksi iseendaga, siis sa võid selle sammu ette võtta. Ma ühel hetkel tunnetasin, et okei, et vahet ei ole, mida ma siin Eestis olen kogenud ja mis mind riivab või mitte, aga ma tahan olla see inimene, kes teistele tere ütleb või bussijuhele naeratab või võtab enda koju kõik erinevad kultuuriinimesed külla, et ma siis olen see teistsugune eestlane, mis iganes tavai mingisugust missiooni tundest. Aga kui mul oleks pere, kui mul oleks lapsed, siis ma ilmselt mõtleks mitu korda enne, kui ma tagasi lähen. Aga kas ma võin korraks küsida, et aga kust tuli see otsus tagasi tulla? Et mis hetkel sul tekkis see tunne, et nüüd ma tahan Eestisse tagasi? See tekkis hästi kiirelt. 10 aastat oli mööda läinud, et ma oleks korra mõelnud, et ma tahan tagasi tulla, aga see oli eelmise aasta kevadel, kui ma reaalselt kõndisin tänaval ja mõtlesin, et nüüd on vist see aeg. Ja ma tajusin, et ma ei ole seal ühiskonnas enam kodus, et ma kuidagi ei seostanud enam mind ja minu tänavat, kogukonda seal ümber, mul ei läinud korda, kes siin kohvikus töötab või kuidas inimestel läheb. Ma ei jälginud Hollandi koroonanumbreid, vaid Eesti omi ja sellest, et mingisugune lühis tekkis. Ma ei tundnud ennast enam kodus. Ja teine asi, tollel hetkel ma ei osanud seda nii sõnastada, aga siin Eestis ma kuulasin ühte podcasti, see oli vist Funderbeami asutaja, kes ütles, kes on kaua välismaal elanud, et me ei saa välismaal elades Eesti jaoks mitte kunagi nii palju ära teha kui kodus.
et me võime välismaal olla eestlased ja Eesti asja kuidagi ajada, võib-olla kui meil on mingi diplomaatiline roll, siis on teine asi, aga et me oleme seal mingisugused pisikesed sipelgad, ajame enda asja hästi individuaalselt, võib-olla kuidagi isekalt, ma saan õppida, mul on võimalused ja nii edasi, aga mulle see meie tunnetus muutus ühel hetkel olulisemaks, et ma tahtsin tegutseda erinevate ühiskondlike probleemidega, mul on arengukoostöö taust, ma olen töötanud kuskil Kagu-Aasias, aga mida ma Eestis olen ära teinud, mida ma siin olen teinud, et enda ühiskonda kuskile edasi positiivsemasse suunda lükata, ma ei osanud sellele vastata ja siis oli aeg koju tulla. Ma nüüd enam ei räägi, vabandust. Räägi, sa oledki siin selleks, et rääkida. Aga siin tulid nagu 2 mõtet, mis tegelikult enne siin ka selles laiemas lõimumise kontekstis olid, et mida Sharok tegelikult välja tõi, see vajadus anda tagasi, on ju. Et sa tahad olla osa sellest meiest ja sa väljendad seda selle kaudu, et sa nagu teed midagi, millel on ju laiem ühiskondlik kasu. Ja siis seesama see vana hea tunnetuse teema, mida on igasugustes uuringutes hästi keeruline arvuliselt mõõta, aga nagu see, et näed, kui sa ühel hetkel kas ühel hetkel või sa üldiselt tunned, et sa ei kuulu, on ju. Et see sama võib ju olla hulgal inimestel, kes täna ka Eestis elavad, kes kõnnivad tänaval, tunnevad, et nad ei kuulu, aga neil ei ole võib-olla kuhugi minna, on ju. Et see siuke nagu, et see, et kas mul on selle riigiga, selle ühiskonnaga mingi seos, on hästi palju siuke tunnetuse küsimus ka, mulle tundub nagu. Ja kus see kuuluvuse tunne tekib, on ikkagi need samad inimesed, millest sa rääkisid ka, on ju, et keelt räägid või mitte, aga kui sul on sõbrad ümber, siis oled kodus. Pere. Keegi ei taha tunnete kohta rohkem kommenteerida. Ma tahtsin korra tuua sisse intersektsionaalsuse teema, mis on tulnud lõimumis monitooringust välja, see ebavõrdsus, millest tegelikult Eestis väga palju selles kontekstis nagu nii-öelda avalikult ei räägita, mulle tundub, mitte spetsialistide seas. Et see, et kui sa oledki sündinud venekeelsesse perekonda tüdrukuna, sul ongi elus palju keerulisem, kui siis, kui sa oled sündinud eestikeelsesse perekonda tüdrukuna või poisina. Poisina oled sündinud, see on kõik hästi. Niivõrd kuivõrd, aga utreerides. Ja see see nagu, et kuidas see intersektsionaalsus tuli ka Sveta perekonna näitest välja, et kui isa selles vanuses hakkab eesti keelt õppima, et mida see tema jaoks kui vanema mehe jaoks tähendab, see, et sa pead minema ja ma ei tea, vigadega rääkima kellegagi, ja siis vaadatakse võib-olla halvasti. Et ma ei tea, et kas, kui me suudaks selle integratsiooni ära teha, et kas see ebavõrdsus kaoks ära või et kas neid on üldse võimalik nagu lahus vaadata või kuidas teile nagu tundub? Mina tahaks öelda, et eestlasena selle teema teadvustamine või see teema jõudis minuni üldse läbi Sveta kõne. Et ma nii hästi mäletan seda hetke, kui ma kuulasin seda kodus teleka ees seda Roosia kõnet ja mõtlesin, et kas tõesti võib nii olla, et see samasuguste oskustega inimene nagu mina, ta on juba a priori halvemas stardipositsioonis, kui tema nimi on, ma ei tea, Nastja või Sveta. Et see oli minu jaoks selline hoopis uus teadmine tegelikult ja silmi avav ja ma tõesti mõtlesin päris sügavalt sellel teemal ja võtsin kõne oma sõbrannale, kes on täiesti, siis mõlemad vanemad venelased ja täiesti kuni ülikoolini ka vene koolis käinud ja küsisin, et kuidas sinu tunne selles suhtes on, et kas tõesti on nii, kas sinu kogemus on ka selline, et ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Ja siis tema ütles, et temal endal ei ole seda tunnet. Et tal on kõik kuidagi sujuvalt ja hästi läinud, et selles mõttes ta on lõimumise musternäide, aga ta teab inimesi tõepoolest, kes nii tunnevad ja kellel on see kogemus. Et see on tegelikult probleem. Ja minu meelest just läbi selle tugeva sõnumi
ma usun, et see jõudis väga paljude eestlaste teadvusesse üldse, et selline asi on. See on probleem. See on huvitav, sellepärast, et mulle tundus sellest Roosi kõne tagasisidest või mingi selline väga konkreetne möödamõistmine või mingi kujundi möödamõistmine oligi selles samas lauses, kui ma ütlesin, et nii, kui sa oled pärit näiteks lihttööliste perest, sa oled Sveta, Veera või Maša, sa oled Lasnamäelt või Valgast pärit, siis sinu stardipositsioon on loomulikult teistsugune kui näiteks, ma ei tea, Andresel kesklinnast, jah? Et selles mõttes, et aga kui paljud mõistis seda kuidagi lihtsalt sellise, et ma justkui räägin mingisugusest ksenofoobiast ja ksenofoobilisest diskrimineerimisest, sest mulle tundub, et seda tegelikult on ikkagi üsna vähe ja jääbki kogu aeg nagu tõesti vähemaks Eestis, kui me mõtleme nagu 10 aasta taguse või 20 aasta taguse aja peale. Aga just see, et ma räägin ju struktuursest ja süsteemsest ebavõrdsusest ja me võtame statistika lahti, siis me näeme kõik täpselt. Ma ei kuidagi diskrediteeri sellega, et nii, et kui sa sünnid Lasnamäele ja sa oled eestlane ja sa oled Eesti nimega, siis sul on ka võib-olla raskem tulevikus kujundi mõttes, mis ma ütlesin, saada näiteks paremale ametipositsioonile. Aga ometigi hästi paljud mõistis seda sedasi, et nii, kui sul on vene nimi, näiteks sa oled Mihhail Kõrvalt, siis sul on kuidagi hästi raske saada Eesti presidendiks. Ma ei rääkinud sellest. Ma ei rääkinud ksenofoobiast, ma rääkisin struktuursest ebavõrdsusest ja see on ometigi olemas. Ja siin mõttes, et pead liiva alla peita, ei ole väga mõtet. Et see on see, millele ma tegelikult viitasin. Ja. Maria? Et ma mõtlen, et mina kui Tartus üles kasvanud eestlane, siit Eesti-Vene teemat üles võttes, ma ei tea, kas on pea liiva alla peitmine või lihtsalt nagu tõeline sincerely teadmatus. Ja ma olen viimasel ajal kuulnud mõttest, mis on kultuuripimedus. Ma ei ole veel sellega 100% tuttav, aga ma saan aru, et see on põhimõtteliselt see, et sa kuidagi ei tajugi, et siin on mingisugune probleem praegu. Ma ei tajunud, kui ma üles kasvasin, et kuskil on keegi, kellel on sellised probleemid, nagu sa ka just ütlesid, see struktuurne ebavõrdsus, millest sa räägid, see ei ole nagu nähtav. Seda on väga raske tajuda. Ma mäletan praegu, et ma läksin ülikooli ja mul oli üks Eestist sõber, kes ei rääkinud sõnagi eesti keelt seal. Ühesõnaga siis eesti venelane, eks ole. Ja siis ma kuidagi hakkasin mõtlema, et kuidas see võimalik on? Ja ma ei tajunud, et neid on tuhandeid võib-olla samal ajal, kui ma Tartus üles kasvasin, kes kodus ainult vene keelt räägivad, eks ole, et ma lihtsalt ei olegi teadlik. Ja siis me ei saa süüdistada või ei saa öelda, et sa meelega pöörad pea ära, et sa ei pane seda tähele. Ja. Aga kui ma olen teadlik, siis mul on endal vastutus, et midagi ära teha, et olukorda lahendada. Just ole. Ja teha samm teiste poole, mitte et oodata, et nad ainult minu poole tuleks, millest me oleme enne ka rääkinud. No, just sellised sõnavõtud ja tähelepanu juhtimised on selles mõttes nagu väga, väga olulised, et mina usun, et paljude eestlaste jaoks ikkagi Sveta sõnum jõudis õigesti kohale. Ma sain nii palju sõimata, vaata, mul on teine perspektiiv seal juures, aga jah, no loodetavasti jah, selles mõttes, et midagi võib-olla jõudis ja eks ma ka õppisin, mida võib avalikkuse ees öelda ja mida ei või, aga ega see ei muuda mind. Aga see on vist ongi see privileegi pimeduse küsimus, et tegelikult on ikkagi väga õudne tunnistada, et sa vaatad, nagu sa kuidagi oskad võtta siis selle vaatenurga ja vaadata, et okei, päris palju on päris halvasti ja see on hästi struktuurselt, on ju, või et kuidagi selle muutmine nagu, Ja see ei olegi tingitud sellest, et ma ütlen, see ei ole tingitud sellest, et eestlased kuidagi suhtuksid väga halvasti teistesse rahvustesse või venelastesse. Muidugi alati on olemas inimesi, kes on xenofoobsed, aga see ei ole mingi üldine asi, tõesti ei ole. Aga jällegi, et just aru saada, see on struktuurne ebavõrdsus. Ja loomulikult iseenda privileegidest ongi alati väga raske teadvustada, et nii, mul on tegelikult olnud näiteks ligipääs sellisele infole, nendele inimestele, sellisele sümboolsele kapitalile, näiteks nagu mul praegu on, eks ju, ma pean aru saama sellest täpselt, need on privileegid. Et nii, kuidas kasutada neid privileege selleks, et muuta seda maailma või ühiskonda kas või natukene paremaks, sutsu paremaks, sest mingit illusioone mul ka selle kõnega seoses ei ole, eks ju, et see nüüd muudab nii palju, pigem jah, võib-olla, no ma ei tea.
Minu jaoks küll, mina pean küll ütlema, et muutis ja ma tõesti tunnetasin seda, et ma olen olnud privilegeeritud ja seal samas kõrval mul on sõbranna, kes on hoopis teistsuguse taustaga, samal eriala lõpetanud nagu mina ja põhimõtteliselt sama edukas nagu mina, aga ma sain sel hetkel aru, et tema teekond võib olla tegelikult palju raskem kui minul. Et selles mõttes see sõnum jõudis küll kohale, jah. Okay. No vähemalt, siis on hästi. Jumal tänatud. Kui ma küsin selle struktuurse ebavõrdsuse kohta, et see on meil siin, Širok, see küsimus on sulle ja sinu kogemuse kohta just, et see avaldub on ju uuringutes, monitooringutes selle Eesti vene või just venekeelse kogukonna puhul on ju, aga arvestades, et tegemist on struktuurse probleemiga, siis mul on aeg-ajalt tunne, et me põhimõtteliselt ka uussisserändajatega astume sinna samasse auku on ju, et sul olukord on sama ja mingit paremat tulemust nagu siin ei ole. Et ma ei tea, Širok, oled sa nõus jagama või on sul jagada mõnda kogemust sihukesest, kui sa oled kokku puutunud selle struktuurse nagu ebavõrdsuse teemaga ise oma eestlastega tähendab. Just. Jah, ma võin näited tuua, näiteks üks korda olin väga mingi paar kuud Eestis, käisin arsti juurde, mitte silmaarsti juurde ja seal oli üks naine, ta on vene rahvus. Ja oli minuga kaasa üks pagulase appi ja ta on eestlane. Ja seal nagu oli, kui ma käisin, ta ütles mulle, et ma olin teadnud Eesti numbrid ja kui ma hakkasin, seal oli mingi üks tahvel? Jah, tahvel, seal oli numbrid ja siis ma hakkasin Eesti numbrid nagu öelda, siis ta ütles mulle, ei, sa ei ole eestlane, miks sa räägid eesti keel, sa ei oska eesti keel. Ja ma ütlesin, et ma ei oska, aga ma oskan lihtsalt numbrid, need oskan. Siis ta ütles, ta ei olnud eestlane, ta ei tahtnud üldse nagu eesti keel räägida, ta oli venelane ja seal oli nagu natukene imelik ja hakkasin nagu mõtlema, mis keel ma nagu pean üldse räägima, mis keel ma pean nagu üldse õppima. Siis nagu minu väike õde, ta hakkas vene keelt õppima. Ta praegu räägib vene keelt, ta ei räägi eesti keel. Ja kui nagu ta hakkas esimene klassi minema, ta läks Eesti kooli ja sealt ta tundub, et nagu, kui ta läheb nagu sõbradega, ta läheb nagu venelastega, ta tunneb, et ta on nagu venelane. Ja siis nagu, aga nagu kohad ei ole mingi erinev, kui ma nagu elasin Mustamaal või nagu praegu elan Lasnamaal, minu jaoks ja pere jaoks on ükskõik. Me ei ole eestlased, me saame nagu eesti keel räägima, kui keegi ei saa aru, see on nende probleem, me oleme Eestis. Ma kogu aeg ütlen see, et nagu kui keegi ei saa aru, see ei ole minu probleem, nagu mitu keel ma pean nagu õppima, kui ma olen nagu uus ja ma pean nagu palju asjud, mitte nagu lihtsalt keel õppima. Mul on nagu vaja palju asjud õppima, kultuur, sõbrad leidma, eluga tegelema. Ma õppisin nii palju asjud, näiteks trammid kasutada, ma ei osanud. Minu linnas ei olnud, minul on palju asjad on uus, mul on palju peab nagu õppima, mitte ainult keelt, mitte ainult kultuur, on palju nagu. See seostub hästi ka selle, millised nagu erinevused on või millega tuleb nagu lõimumises arvestada, ongi, et kui sul on see uus sisserändaja, siis tal on igast muid asju ka teha peale keele õppimise, võib-olla. Kuigi samas eks sul selle nagu Lasnamäel elava venekeelse inimese puhul ka, tal on ka igast muid asju teha peale keele õppimise. Tööl on vaja käia. Minu Lasnamäel oskavad päris nagu suhteliselt kõik eesti keelt, ma ei tea. Olete Lasnamäel käinud, siis te teate selles mõttes, et jah.
mis on jälle hästi huvitav, sest meediapildist jääb mulje, eriti kui sa oled seal kuskil Tartus üles kasvanud inimene, on ju, mina olen ka Tartus üles kasvanud, see on täpselt see, et näed, seal Lasnamäel küll keegi eesti keelt ei räägi. Oi, kõik räägivad eesti keelt. Aga tore on see, et me just käisime, ma tegin lavastust, esietuse lavastus Narvas ja siis ma ise panin tähele, et milliste stereotüüpide küsis mina ise olen, sest me läksime Vabalava tehnikutega rääkima ja meil oli kohe nagu nii hakkama inglise keeles rääkima, keegi nagunii seal eesti keeles ei oska. Ja siis räägime ja siis see noormees vaatab meile otsa, ütleb, et ma oskan eesti keeles ka rääkida. Meil oli nagu, wow, et kuidas ise olen tegelikult nende samade stereotüüpide küüsis. Et see oli selline väike selline, ahah, selge. Nii et see on, ma arvan, samasugune asi nagu Lasnamäega, et ma arvan, et seal enamuses ei räägi, aga tegelikult, mina ei tea, minu arvates ikka suhteliselt kõik räägivad seal. Lihtsalt ongi see, et jälle kaks kogukonda on nii eraldi, aga see ei tähenda, et selle kogukonna enda sees inimesed ei räägiks eesti keeles, eks ju. Me lihtsalt ei saa nendega kokku. Me ei lähe sinna Lasnamäele üldiselt. Ja lasnamäelased võib-olla ei lähe üldiselt ka kuskile nagu kesklinna, sest kogu infrastruktuur on seal olemas, eks ju. Et jah, et nende kokkupuutude punktide nagu olematuse tõttu me nagu ei saagi aru, et tegelikult keel on tegelikult suus ja asi on muus. Väga ilus. No ma olen luuletaja. Poetiline. Ma tavaliselt ei riimi, aga ainult konverentsidel. Okei, me jõudsime sellest struktuursest ebavõrdsusest tagasi nende kokkupuutepunktide juurde, mis ja jällegi vajaduse juurde kuidagi osata vaadata või mõista on siis oma peas olevaid stereotüüpe, mis meil on kõigil. Täpselt siuke olukord, et teiste see palgi ja pinnu nägemise asi ja vajadus lihtsalt nagu proovida mõista seda teist poolt. Ma läheks siit edasi, et kui me räägime integratsiooni väljakutsetest, et kas midagi on nagu hästi ka läinud, on ju? No selles mõttes on, et põlvkonnad on vaheldunud, noortel on nagu rohkem paindlikkust, rohkem soovi ja arusaamist. Kuidas teile tundub, et mis on veel need asjad, mida on tehtud õigesti? Need võivad olla ka hästi väiksed näited, kui me räägime mingitest, ma ei tea, Eesti ja Vene laste ühistest laagritest on ju, ja asjadest. Või on teil veel, kui te nagu mõtlete? No, minu meelest hea on ka see, et meil on vene inimestele oma infokanalid või nagu ETV+ või venekeelne Delfi, et või ka Ida-Virumaal Põhjaranniku venekeelne väljaanne, et mis võimaldavad natukenegi seda Eesti ühiskonna või Eesti inforuumi viia nende inimesteni. Ja samamoodi siis kohalikel venelastel siis tunda ennast Eesti ühiskonna osana. Et mitte ainult kuskil ütleme, Vene inforuumis ainult meediat tarbida, infot tarbida, vaid ka Eesti. Ma ei tea, ma mõtlen selliste nagu festivalide peale tegelikult, näiteks Mägetähel, Narva Station, jällegi see sama Lasna idee, kohaliku sellise kogukonna loomine, kaasamine, filmide näitamine, jälle see sama Puulubi näide, eks ju. Et kõik sellised ütleme, festivalid või kontserdid, kultuur, mis on nagu aktiveerivad neid kohtasid, mis tegelikult hädasti aktiveerimist vajavad. Ja mulle tundub, et see on näide sellest, kuidas selline just nimelt mitte sellel, et läheme ja integreerime ja läheme lõimime, vaid täpselt selline sisemiselt motiveeritud vaba ja tegevus, et kuidas see võib tegelikult ühendada inimesi. Et see on minu hea näide sellisest lõimumisest, mis ei ole otseselt sellel eesmärgil, aga on ikkagi nagu ikkagi täidab seda eesmärki, lõimimise eesmärki. Ja näiteks sellel kevadel ma osalesin esmakordselt sellises programmis nagu Keelesõber, mis ongi integratsiooni sihtasutuse üks selline
Põhimõtteliselt, kuidas sind siis viiakse kokku teise inimesega, keda sa ei tunne ja kes tahab praktiseerida eesti keelt. Põhimõtteliselt te saategi siis nädalas ka siis telefonid, siis Skype'is või mingis muul platvormil kokku ja siis räägite. Ja tegelikult minu arust jälle hea näide sellest, et kuidas tuuakse kaks inimest kokku, kes muidu kokku ei saaks ja täpselt ja täidabki jälle sellist lõimimise eesmärki. Et keeleparandus, selline keeleoskuse parandus, toome kaks inimest kokku, kes muidu kokku võib-olla ei puutu. Jälle selline väike asi, aga samal ajal oli üldse väike tegelikult, sest nagu ma olen saanud need inimesi tegelikult, kes tuuakse kokku läbi selle programmi, neid on palju. Ja seda soovi aidata on ka palju ja seda soovi õppida ja praktiseerida keelt on ka palju. Jah, jällegi hea näide minu arvates sellest. Minu meelest, et mis õigesti oli nagu tehakseti nagu pagulastele ja rändeinimestele Eestis on kaks kohades, kus saavad seal nagu elama esimesel ajal, mitte koha eestlastega elama. Suured linnadest või väikedest linnadest käivad seal, hakkavad nagu elama, õppima natukene keelt, natukene kultuur. Näiteks seal ma õppisin, kuidas Eestis bussid kasutama ja arvutid. Türgis oli väga vähe arvutioskus, üldse ma ei teadnud. Seal õppisin palju asjad, seal üldse ei olnud eestlased, see ei ole väga hea, aga oli hea, et ma ei ole nagu koha eestlastega käisin ja koha nagu, et näitan teistele, et ma mitte midagi ei tea. Ma tean, aga teist kultuur, nagu minu kultuur, aga ma ei tahtnud, et näidata teistele, et ma mitte midagi elust ei tea. Seal nagu käisin, õppisin natukene keelt, õppisin natukene mõned asjad ja siis hakkasin nagu perega suurlinnas elama ja hakkasime nagu, kuidas saame aru, mis on nagu, kuidas saame aru, kuidas üldse lõimumist nagu saame. Ja seal nagu, ma arvan, et see nagu Eestis oli väga õigesti, et kaks kohad pagulastele ja rändeinimestele. See üks on vägeval ja teine on vaus. Äkki teate? Ja minu meelest ka ma olen kuulnud positiivseid kommentaare selle kohta ja mis te välja tõite Ida-Virumaa tegevustest ka. Kultuur on see ühine keel siis, kui meil ei ole vaja sõnu, kui me saame tantsida või laulda või teha midagi, mis meid ühendab. Ja samamoodi IT ja programmeerimine, ma saan aru, on ka ühine keel, mille jaoks meil ei ole otseselt üht või teist keelt vaja. Et väga ägedaid IT-algatusi praegu tekib Ida-Virumaal konkreetselt ja noored, väga aktiivsed noored, inspireerivad noored, kellest muide mitmed on sellel aastal välismaal. Loodetavasti nad tulevad tagasi, see on meil eraldi küsimus. Aga Vita tiim ja Edukoht ja Objekti üldiselt, kes viivad Ida-Virumaa elu nii kiirelt edasi, et mul on tunne, et tekkima saab vaikselt mingisugune ülekülluse, et kui meie tahame projekte selle valdkonna pealt korraldades, siis noortel on umbes 15 valikut, millise programmiga nad peaksid liituma, et me kõik kuidagi hakkasime tajuma, et Ida-Virumaal on palju noori ja meil on potentsiaali ja me saame koos midagi teha, et see on nagu äge, et nüüd me peame mõtlema, et mis on jätkusuutlik ja mida me tahame teha ka pikemas perspektiivis. Aga jah, mu küsimus on see, et ma näen seda, sest ma puutun sellega kokku oma valdkonna töö poolest, maailma haridus ja Peace Action Community Estonia töö, et kas see on ka laiemale avalikkusele nähtav, kogu see töö, mida noorte organisatsioonid teevad Ida-Virumaal. Tagasipöördujate poolest minu meelest on suurepärased need kogemuskohtumised ja suvel me korraldasime noortelaagri, kus meil olid 12–16-aastased noored, pooled neist Eesti tagasipöördujad ja pooled, kes veel ei olnud tagasi pöördunud, aga kes olid siin suvel Eestis. Meil oli ka paar inimest, kellel on näiteks vanemanemad, siis ma ei tea, Eestist, aga praegu olevad Gruusias. Ja see oli nagu ka hästi-hästi tore ja mängisime koos erinevaid mänge
mänge ja harjutasime eesti keelt seal kuidagi taustal, mingid sellised lihtsad tegevused toovad inimesi kokku, on väiksel tasandil väärtuslikud, sest suurest tasandist on veel eraldi vaja rääkida. Ehk siis siit jääb ainu kõlama see rohujuure tasand ja siuke argi lähenemine. Ja see on selles mõttes, ja see, et kultuur on ju, et kui keegi ikkagi, noorte puhul eriti on ju, kui mõni kuulus räpigrupp tuleb ja laulab, et siis nagu inimestele üldiselt meeldib või noortele meeldib. Aga samas, kas siin on nagu mingi, ühesõnaga, lugesin viimast Müürilehte, mis oli keskkonnateemadel ja kus oli pikk artikkel keskkonnaaktivistidest Ida-Virumaal ja sellest, kuidas eestikeelne looduse eest seismine või keskkonna eest seismine on venekeelsest täiesti eraldi. Et seal on nagu, ütleme, 2 aktivistide gruppi, natuke lihtsustan seda näidet, seisavad sama asja eest, et ei rajataks tselluloositehast näiteks, aga nad ei tea isegi üksteise olemasolust. Samas see nagu ühine teema on olemas, võiks ju olla nagu, et kuidagi tundub, et kuidas need kultuuriinimesed siis saavad kokku kõik need kohalikud mingisugusele festivalile. Ja teine punkt on muidugi see, mis ka välja tuli, et okei, et sul see aktiivne noor läheb sinna Station Narvasse, aga see, kes Narvas ei ela ja võib-olla on vanem, et kuidas sa tema siis saad kokku, et see väljakutse nagu... No võt, siin peabki riik tulema appi. Ja võib-olla üks hea asi on ka veel, mille peal mõtlesin, et Vene kaart ei saa enam mängida poliitikas. See on ka väga hea. Tegelikult see mängib suurt rolli. Kui me mõtleme näiteks eelmise 10. peale, kus 2 tolleks hetkeks suurima valijaskonnaga parteid siis said niimoodi kordamööda seda Vene kaarti mängida, ühelt poolt siis demoniseerida, teiselt poolt siis hirmutada, et kui te meid ei vali, siis pannakse kõik Vene koolid kinni. Et siis nüüd seda enam teha ei saa. Ja see on juba tegelikult võit. Sest see Vene kaardi mängimine tegelikult ka pidurdas ja aeglustas väga tegelikult seda lõimumist. Nii et loodetavasti see juba natuke parandab ka midagi. Aga jah, ilma riigita ja selle sekkumiseta, ega siin ei olegi nagu suuremaid muutusi loota, et see segregeeritus püsib. Jah, täpselt, et need kultuuri asjad, nad võivad aktiveerida, aga nad ei muuda suurt pilti. Et kui me tahame suure pildi muutust, meil on vaja midagi muud. Ja me ei jõua siin kõik niimoodi üksikult minna ja teha kõiki neid pisikesi programme ja loota, et midagi suurt sellest muutub. Muutub ja see on hea, et tehakse, aga sellest ainuks ei piisa. Ehk see ei saa olla nii, et tuleb riik, just utitab neid 40+ inimesi, kes elavad maakohal kuskil Lüganuse vallas on ju välja. Et siuke nagu ma lähengi siit edasi, et aga mis siis nagu, et kuidas siis nagu edasi, et mis see, et Sveta, sa selle riigi teema tõstsid, et mida see riik siis tegema peab? Näiteks hakkame aktiivselt ikkagi juurutama seda koos õppivat kooli, seda esiteks. Tähendab, kui palju meil tegelikult on integratsiooni, sotsiaalteadusi, sotsioloogi ja nii edasi, kes on öeldud nii, nüüd on niisugused mudelid olemas. Nad tõenäoliselt töötavad, hakkame juurutama neid asju. Et praegu mulle tundub, et iga kord, kui keegi hakkab rääkima koosõppivast koolist, siis hakkavad väga tugevalt kritiseerima teatud inimesed, ja kelle puhul ma tõesti tunnen, et seal sellist nagu xenofoobset vibe'i tõesti tunda. Sellepärast, et kui sa muretsed väga oma eesti lapse eestikeelse oskuse pärast või oskusest, siis sa tegelikult muretsed vales kohas, sest et siis sa muretseks võib-olla inglise keele, sa muretseks netikeele pärast. Et selles mõttes, et koosõppiv kool näiteks, neid mudelid võib olla erinevaid. Mina ei ole spetsialist, jah, aga nii palju, kui ma olen uurinud need asju, jällegi üks võimalus, kuidas tuua lapsed kokku selles plaanis. Jällegi, see on riigi võimuses, see on nende valitsevate inimeste võimuses. Hakata juurutama seda, hakka sisse viima neid mudeleid, katsetama nendega. Et keegi räägi siin vene koolide sulgemisest, vaid täpselt, et hakkame juurutama vaikselt kas või koos õppivat kooli. See on reaalne, see on võimalik, mis meid takistab. Okei. Enne kui ma lähen selle küsimusega edasi, ma tuletan kõigile meelde, et veebis saab küsimusi küsida. Et ma väga ootan, et ma saaks teie küsimusi ka lugeda siit oma telefonist. Koosõppiv kool. Teised, kui teie saaks nagu öelda, et tavai, kõik ressursid lähevad sellele asjale, et mis te valiksite? Maria.
Ma olen väga nõus, kui me räägime siin Eesti-sisesest lõimumisest, siis kõik algab haridusest. Sellest ei saa üle ega ümber. Ja võib-olla me sellest palju oleme rääkinud, aga ilmselgelt veel mitte piisavalt. Mul oli võimalus töötada, see oli hästi lühikest aega, 1,5 kuud asendusõpetajana avatud koolis, kus ma nägin nii eesti kui venekeelseid lapsi ühes klassiruumis, kes siiski olid, ütleme, klassiruumis veidi eraldatud, aga lõpuks see eraldumine ei ole enam võimalik, nii et sul tekivad sõbrad mõlema poole pealt ja see kuidagi elad teistsuguses normaalsuses ja minu meelest see on ainus viis edasi. Aga tagasipöördujate poole pealt ma näen, et ehitatakse platvormi, mille nimi on Global Estonian. Ma saan aru, et sul on võimalus leida kontakti, teistega ka teada saada algatustest, üritustest, mille osaline olla. Et virtuaalkeskkonnas teadlikkuse tõstmine endiselt on parim viis, sellest ei saa üle ega ümber. Eesti image hariduse koha pealt välismaal on ülihea. Ma olen näinud reklaame, kus öeldakse, et me teame, et meil on PISA-testid head ja kõik muud, aga erinevaid aspekte Eesti hariduse kvaliteedist tuuakse välja, et see vist on see atraktiivne asi, millega me tagasipöördujaid tagasi saame, kui see oleks meile väärtuslik. Ja ka täiskasvanud õppijate puhul soodustada just nimelt sellist kontaktipõhist keele praktiseerimist, et mitte see, et sa käid tunnis ära ja lähed siis oma keelekeskkonda tagasi ja praktikas seda kordagi ei rakenda, vaid just nimelt niimoodi ka tänapäeva infotehnoloogiliste vahendite juures ei ole seda ju raske korraldada. Ma arvan küll nagu haridus kõige nagu praegu olulisem liimumustele, et saab, et seal nagu ei ole nagu midagi vahel, kas sa oled eestlane, venelane või pagulane või nagu sa tulid õppimisel, mitte nagu vaatamisel või nagu küsimusel, kust sa olid või mis keel sa räägid. Oleme Eestis, nagu riigikeel on eesti keel ja seal nagu saab nagu üldse peab nagu kõigi õpilastele nagu saavad seal kokku nagu lihtsalt nad on sõbrad, tulid õppimisel, mitte nagu kas ta on tume, valge või tal on helejuuksed, mustejuuksed. Mul on palju vennad, õed, käivad erinevates koolides ja meil on väga erinev. Mõned räägivad näiteks vene keel, eesti keel, mõned on helised juuksed, mustad juuksed ja me kogu aeg ütleme, et kõige olulisem, et nagu, kas te lähete õppima, siis õppige. Nagu, see ei ole nagu koht, kus te vaatate, kas ma lähen sõbrad olla eestlastega või venelastega või nagu kuskil ma tahan pagulane, kus saan nagu teemaga sõbrad olla. Ehk siis tegelikult kuidagi ma viskan selle õhku, öelge, kui ma eksin. Mulle nagu natuke jääb kõlama, et võib-olla siis sellest, et tähelepanu peaks olema nagu rohkem sisul ja integratsioonist võib-olla võiks üldse vähem rääkida. Sealt tuli see vastu. Võimda paus. Jah. Absoluutselt. Ma ei lähe Station Narvale, nagu me ütlesime, et ma nüüd hakkan siin, aitan integratsioonile kaasa, olen see eestlane seal või mis iganes. Ei, ikka mingi muu asja pärast. Mulle lihtsalt tundub ka see, et tulles tagasi selle alguse juurde, et miks mina pean ennast pigem siis selliseks, muidugi ma pean ennast eestlaseks, ma pean ennast assimileeritud eestlaseks, sellepärast et minu vanemad lihtsalt ükselt otsustasid nii, et meie vennaga oleme eestlased, lähete Eesti kooli, Eesti lasteaeda. Aga minu enda selliseks kurvastuseks
ma ütlen, mina oleks tahtnud, et minu vene kultuuri identiteeti oleks kuidagi toetatud. Vanemad seda ei teinud, sest et võib-olla aega ei olnud, tahtmist ei olnud, ma ei tea. Aga mina nagu tahaks näha ikkagi, et see lõimumine, et ta ongi siis ikkagi nagu kahe osapoole kokkutulek või, et see ei saa käia sedasi, et me nagu eeldame, et need teised seal integreeruvad kuskil ära ja me nii kaua ootame, vaid see peab ikkagi nagu mõlemapoolne taha olema. Esiteks ja täpselt see, et see lõimumine ei ole tegelikult assimileerumine, sest mulle tundub, et see on nagu, et see tegelikult on see, mis me selle lõimumise all nagu justkui nagu loodame, et lihtsalt muututaksegi nii-öelda eestlasteks, aga see ei ole nagu see lõimumise point ju. Et point on ikkagi see, et ma ideaalis näiteks, kui ma läheks praegu kooli, siis keegi võiks küsida mu käest nii, aga mis kooli sa minna tahad? Mitte nii, et sa lähed Eesti kooli ja sa oled eestlane. Et lapsena sa ei saa ju iseenesest valida, vaata, sa oled pärast hiljem huvitav, et mind suunati sinna. Et, ja ei ole midagi enam teha, ma võin ju näiteks õppida vene keelt süvendatult, ma võin kas või minna näiteks Venemaale elama paariks aastaks, et jälle kuidagi nagu rääkida seda keelt paremini, aga ikkagi need aastad on nagu läinud, vaata. Et ja minu arvates see on ikkagi lõimumise ohukoht, mida me lõimumises tahame, kas me tahame täpselt, et inimesed tegelikult assimileeruvad või me tahame, et see olekski erinevate osapoolte kokkutulek. Ja. Okay. Kas keegi panelistidest tahab veel lisada midagi sellele? Mina tahaks lisada seda, et üldises plaanis mina eestlasena väga loodan, et meil jätkub sisemist väärikust mitte kasutada sest rahvuse põhist või kõikvõimalikku muud sugust vastandumist poliitilistel eesmärkidel. Ja ma väga tahaks loota, et meil inimestena jätkub piisavalt taiplikkust läbi hammustada või mõista aru saada, kui sellist vastandumist kasutatakse poliitilistele eesmärkidel. Ehk ja mitte kaasa minna sellega. Et see on ka võib-olla selline ühiskonna laiem protsess, mis kuidagi praegu on esile kerkinud, et kõik võimalikku sellist teravat vastandumist on väga palju. Ja me peaksime sisemise rahu ja väärikusega suhtuma sellesse, kui rahvusepõhist sellist vastandumist kasutatakse ära. Selles plaanis see jälle koroona ju näitlikustas seda, et kui ohtlik on eraldi infomullides elamine. Kas praegu me räägi üldse rahvusest, rahvuspõhisest mingisugust lähedast, me räägime puhtalt sellest, et meil on inimesed, kes näiteks vaktsineerivad, inimesed, kes on nagu väga selgelt vaktsiinivastased. Jällegi, nad on erinevate infokanalite tarbijad ja nii edasi. Me näeme ikkagi, kui ohtlik see segregeerumine on. Ja see ei ole ainult puht mingisugune rahvuspõhine asi. See inimesed, kes kokku ei saa oma vahel, elavadki lõpuks nendes mullides ja kuidas neid kokku tuua, täiesti võimatu tegelikult ju, kui ma mõtlen näiteks tänase pildi peale, mis meil toimub. Rääkides siis koroonast ja vaktsiinidest ja nii edasi. Meil hakkab aeg läbi saama. Ja ütle viimane lause ja siis. Tahtsin panna sõna empaatia siia laua peale, et hästi oluline on tunnetada, mida see tähendab, kui sa oled riigis, kus su emakeel ei ole enamuse keel, eks ole, või kui sa ei tea täpselt, kuidas süsteemid töötavad, kui sul ei ole neile ligipääsu. Et kui sa oled natukenegi välismaal elanud, siis sa tead, et sa tunned ennast võõrana, sa oled nagu tulnukas, sulle vaadatakse peale või vaadatakse otsa, kui sa räägi seda keelt, et mis tunne see päriselt on ja tajuda, kui palju meil ühiskonnas neid inimesi on, kes ei tunne ennast samaväärselt või alati mugavalt igas olukorras ja panna tähele, et võib-olla me ei taju seda palja silmaga ja enne kui me neid kuuleme, siis me ei teagi. Meil on nii palju ukrainlasi näiteks siin või teistest Ida-Euroopa riikidest tulnud inimesi, keda me lihtsalt ei pane tähele, aga me peaksime seda teadlikustama ja empaatiat teadlikult iseendas kasvatama. Ma ei tea, minu meelest see on ainus viis, et me riigina edasi liikuda saame ühiskonnaga ja jätkusuutlikult tegutseme. Okei. Me suutsime läbi kapata siukse korraliku hulga teemasid 1,5 tunni jooksul, millest
ma ei teagi, kas mul täiuslikku ülevaadet ilmselt ei anna teha, aga kuidagi siit jäi kõlama see hirmu teema, mis on kõikidel osapooltel ja mida aitab lahendada ainult kokkupuutepunktide leidmine ja loomine. Rääkisime sellest, kui oluline on küll kõikide poolte, aga hästi palju ka selle nii-öelda domineeriva või kõige suurema grupi valmisolek astuda see üks samm vastu, proovida mõista, proovida aru saada ja tegelikult sellega koos käib see eeldus, et lõimumine kui sihuke kellegi poolt kindlaks määratud identiteedi omaks võtmine, et sellest kontseptsioonist tuleks nagu ka nii-öelda tavad või rahvatasandil on ju tegelikult nii-öelda lahti saada. Ja kui oluline on tegelikult oma nagu kas väikluse ja ka privileegide nagu mõistmine või see sihuke nagu oskus peeglisse vaadata ja saada aru, et kuidas see siis mõjub on ju teiste gruppide vastuvõtmisele. Ja lahenduste mõttes rohujuure tasandi olulisus ja siis riigi roll on ju mingisuguste töötavate kontseptsioonide rakendamisel tulid ka jutuks. Aitäh teile kaasa mõtlemast ja vestlemast, aitäh teile kuulamast ja ka kaasa mõtlemast, sest vahepeal kuulsin sõnu jah ja osad inimesed noogutasid. Nii et suur tänu!